küsimus sulle, mis on sinu senise elu sinu enda jaoks kõige miskim, et on see siis saavutus, sooritus, sündmus, nähtus? Ma tean, et sulle ei meeldi sõna sooritus, see on selline natuke sportlikust valdkonnast, aga ma arvan isegi mitte sportlikust, see on nagu meelelaadi küsimus, et kui sa selle küsimuse lauale panid, siis see tõesti sooritus tõmbas kuidagi hästi plokki. Ja ma mõtlesin, vaatasin isegi järgi, mis on nagu mingid sünonüüme ja noh, et nagu kuidagi enda mõtet tööle lükata ja tegelikult eriti ei aidanud, siis ma sain aru, et tõesti on nagu see põhimõtteline nagu elutunnetuse erinevus ja ma olen nagu hästi orgaaniline, et ma selles mõttes nagu mulle meeldib õudselt nagu kulgeda. Ma võin teha seda väga nagu ambitsioonikalt, strateegiliselt mõnikord, aga kui ma mõtlen soorituse peale, siis mul tuleb meelde just üks sõber, kes on kutsunud korduvalt nagu mägedesse, mägi ronima ja mulle õudselt mäed meeldivad, aga mulle on selles mõttes täiesti vastu näidustatud selline niisugune tohutu nagu pingutuse mäedi. Millegi nimel nagu, siis tuled alla tagasi, eks ju? Ma selles mõttes, et mulle meeldib nagu kulgeda, mulle meeldib nagu pigem, ma olen nagu, kuidas on hiking eesti keeles, nagu matkamine on kindlasti nagu selles mõttes minule südamelähedasem, mitte mägi ronimine. Ja selles mõttes on mul hästi keeruline nagu välja tuua ja see on ka nagu varem on küsitud nagu iidoleid või eeskujusid, siis ma ei ole nagu elu sees ka nagu teismelisena, ei ole mul olnud kunagi nagu selget ühest sihti või mingit suunda kogu vaadata. Et see on pigem mingi kogu aeg selline sisemine teadmine. Ma tean, mis on nagu väärtuslik või mis on nagu hea. Ja see teadmine on tihti intuitiivne, et ma nagu liigun selles teadmises. Et selles mõttes, ma arvan, see on nagu meelelaadi küsimus. Et kui ma prooviks hakata puhastama nagu seda käidud nagu teekonda, et noh, mis võiks olla siis midagi, mis natukenegi kvalifitseerub sooritusena, siis nagu tundub, et nagu siis jääb justkui järgi nagu mingi karneering või see, mis on nagu üleliigne. Tegelikult see, mis ei ole nagu oluline, jääb järgi. Ja need sooritused seal vahel, mida nagu ei ole vaja isegi. Absoluutselt, just nimelt, et need nagu tegelikult ei olegi olulised, et noh, selles mõttes muidugi, noh, ma ei tea, võib rääkida mingitest raamatutest või näitustest või mingitest ülevatest hetkedest, kus on tõesti, ma ei tea, 5000 inimest näituse avamisel, et kuskil muuseumis, aga tegelikult see ju, noh, selle mõttes see on puhas nagu selline ordenite kogumine. Et see mõnes mõttes ei ole nagu üldse nagu lähedane. Et ma pigem nagu ka, noh, kui ma mõtlen näiteks igapäevast pingutust, et ma ei tea, ma mõtlen selle nagu lihtsalt mingi, noh, võtan mingi tüki kätte ja teed seda mõnda aega, ma ei tea, nädal aega võib-olla lihvid ja noh, tegeled sellise väga peene tööga, siis mõnes mõttes see on nagu distsipliin ja seal natuke võib-olla on soorituselemente ja ma ei saa päris nagu rapsida. See on jälle siuke nagu pigem selline kulgev teekond punktist A võib-olla B-sse. Mis ei ole B-sse, tavaliselt ma pean kõrvale selle käigus ja ma tegelen millegi muuga, et selles mõttes kogu mängu ilu kaob ära minu jaoks või kulgemise ilu. Et selles mõttes ikkagi see on, ma tajun nagu kasvamist, noh see on nagu puu, et sa ajad nagu oksa ja siis oksast tuleb väike teine oks ja sinna tulevad lehed külge. Et nad tulevad siis, kui on nagu, noh, mahlad liiguvad õiges suunas. Nad annavad selle elujõu lehele. Et selles mõttes ikka raksti püsti. Nüüd on puu siin ja ma ei usu. Ma olen nõus sinuga tegelikult täielikult, sest et ega ma ei tunne ka ennast soorituse sõnaga üldse nagu kohakuti. Ma ei oskaks enda puhul ühtegi sooritust välja tuua esiteks samal põhjusel, et kui ma midagi teen, siis mulle jäävad ka pigem meelde need nagu pausikohad. Ütleme mingisugused sellised just nagu hallid kohad, mis on tähtsamad kui need highlightid, eks ju. Väljapoole paistavad võib-olla need highlightid, aga kahe highlighti vahel on see, mis on mulle oluline, eks see protsess. Ma ütlen, mis see highlight on, et mõnes mõttes on see lihtsalt ka nagu tihti nagu korrastatud. Sa korrastad ikkagi kommunikatsiooni pärast mingisuguse olukorra või mingi kulgemise ära vormistad, et siis ta justkui tundub sooritusena, kuigi sisuliselt ta tegelikult ei ole. Sinu jaoks on juba surnud ette tegelikult. See on nagu pildile, noh see on nagu pildi raamine. Et selle mõttes, ma arvan, kunstis on üha enam nagu projektipõhisust ja kunstnikud, kes suudavad väga hästi nagu töötada nagu soorituspõhiselt, aga mul on see alati hästi keeruline, et kas või noh, olles nagu aktiivne kunstnika näituste mõttes, et noh, galeriidega, noh, me paneme pead kokku, lepime mingisuguse
kuupäeva ja siis justkui peaks see sooritus ju toimuma. aga ma ütlen alati seda, et ma olen nagu kogu aeg liikumises, et te saate selle, kus ma siis sel hetkel olen. Et eks ma muidugi korrastan ja kuidagi kureerin ennast kõrvaltvaatajana. Sest vaata rääkides näitustest ja projektidest, seal on nagu see jama, et kuupäev paika ja siis sa pead tihtipeale veel eelnevalt mingisuguse sünopsise andma välja, et see asi juhtub, ütleme 3. märtsil, eks ju, ja noh. Ja siis see asi peab siis nagu juhtuma, aga sul ei ole üldse selles meeleolus. Jaa, absoluutselt ei juhtugi. Ma ütlen tegelikult kogemus, vaata kunstnõukogude galerii või kuskil, kus on nagu nii-öelda otsustuskogu. Et ütleme galeriidega, ütleme välisgaleriid, kes mind esindavad, nendel, see on kerge, nad usaldavad. Me lihtsalt lepime kokku. Aga kus on otsustuskogu, siis tõesti, ma mõtlen nende olukordade peale, et see, mida kirjutad sinna, et tegelikult see on kokkuvõttes ikkagi usalduse küsimus. Sest see on, ma arvan, et see oleks ülimalt ebaloomulik, kui ma finišeeruks 1,5 aasta pärast seal, mis ma nagu paberile panin. See näiteks midagi väga mind hirmutab. Jaa, see on nagu sõna loomingulisus nagu ei käiks selle tegevuse juures üldse nagu ei tuleks üldse kõne allagi, ei tuleks nagu isegi öelda. Sest et kui loomingulisus, siis ju asjad liiguvad siiski, seal on see stiihi element ja kõike, eks. Areng ja kasvamine. Et põhimõtteliselt, ma ei tea, kui palju loodusteadlane suudab ette ennustada, et kuidas puu kasvab. Et selles mõttes see on ju ka ette ennustamatu. Et see sõltub nagu sellest, kuidas homme on vihma ja palju on päikest järgmisel suvel. Kui tugev tuul on, eks, ta läheb nii. Neid tegureid on tohutult, et just nimelt, et see tundub nagu selline, see on nagu looduse vastu töötamine. Jah, et ma kinnitan teile, et 3 aasta pärast on puu täpselt sellise nurgal ja oksad on niivis ja vaadake, ma olen seda ei ole võimalik teha. Et huvitav, praegu mõtlen muidugi see, nüüd me oleme jõudnud nagu mõnes mõttes selle arvutusega sinna, et kui ebaloomulik on sport. Ja mõnes mõttes see on vastavak loodusele. On küll, muidugi. Et me ei ole ju loodud nõnda neid tulemusi saavutama, et selles mõttes see on justkui inimese nagu mehhaniseerimine või masinaks taandamine. Et iseenesest on see muidugi inimvõimete piire avardav. See on huvitav, aga ta nagu on midagi muud. Aga võib-olla kõik selline, ütleme, ülima professionaalse tasandil tehtav on ebaloomulik. Tegelikult võib-olla on isegi... Jaa, ka hingeharjutused, ma olen ütleme ka meditatsioon või selles mõttes sellised ka mingid, kuidas öelda, korrastatud, mingid hingelised arengumeetodid. Et tegelikult ega see on ju ka mingi väline mõistuspärane abi. Ja sa millestki loobud, eks ju, jõuga ja isegi tahti jõuga. Tegelikult sa ei soovi loobuda, aga ikkagi loobud, sest sul on siuke kindel eesmärk. Aga mul ei ole. Et selles mõttes ma ei ole nagu kõik, selles mõttes selline meditatsioonid ja mingisugune ma viin läbi mingid harjutusi, aga kuidagi see on alati nii nagu seespoolt tulnud, et ma ei ole ühtegi programmi jälginud, et see on ikkagi hommikul kuidagi, ma teen mingeid asju, et kuidagi energia käiks ringi, aga see on kuidagi programmi väline, pigem nagu kuulad, mis nagu seespoolt. See esimene vajadus on, et pikalt ma täna teen ja et see on nagu selles mõttes selline, mulle tundub nagu loodusega oled paremini kooskõlas, iseendaga, kuna on nagu osa sellest. Jah, ja kui sa tegeled oled tegelenud loomingulises valdkonnas, siis tegelikult see iseendaga kooskõlas olemine ongi, võib-olla sellist tagabki selle asi võimalikkuse, sest et kui see iseendaga kooskõlas ei ole, siis sa võtadki väljaspoolt ja võib-olla produtseerid midagi, mis ei käi läbi sinu, eks ju. Ma arvan, et on erinevad võimalikkused. Ma selles mõttes ei taha kunagi nagu suruda peale kellelegi oma võimalikkust. Et mulle iseenesest hästi meeldib, lugesin Jõerüüdi, mitte viimast, aga eelmist raamatut. Ja see on nagu see, on nagu on. Ja mulle kohutavalt selline, ta võtab nagu kõik kokku selline lihtsus, hästi meeldib, et on nagu on, et ja ma ei pea nagu kunstlikult kuskile suruma, et tõesti on nagu on, aga see ei ole selles mõttes ka iseenda andmine mingi stiih ja meelevalda. Et see on siiski mingisugune sisemine siht, just nimelt ma arvan väärtused. Et mille eest ma seisan, et need on nagu need, mis hoiavad seda navigatsiooni paigal. Et purjekas nagu liigub, aga ma ei ole nagu punktist A punkti B. Aga soovin sulle siis, et sul on nagu on ja see on hästi. On. Ja aitäh sulle. Aitäh sulle.